nii mõnelegi loomaomanikule võib tulla üllatuseks, et sellest, et oma looma kiibistada ei piisa, et lemmik tagasi jõuaks, kui too kodunt kaduma läheb. Sellest räägivad meile täpsemalt, mis värk sellega on, loomaarst Jaak Jõks ja muusikus koeraomanik Silver Laas. Tervist! Tere! Tere! Silver, esmalt, kuidas sina käituksid, kui nüüd Saara kaduma läheks? See on väga hea küsimus, sest et ega ta väga nagu sükene, minul on tegelikult teistsugune koer, eks, et ta on süke inimese koer, et ta reaalselt, ma ei ole näinud kunagi, et ta hoiab kogu kontakti, isegi ta on lahtiselt, käime metsal päris tihti lahtiselt temaga ja ta on kogu niimoodi ära, aga kui nüüd peaks ära kaduma, siis küllap ma guugeldaks midagi. Ma arvan, esimese asjana. Tegelikult nii eks ongi, et kuna ei ole nagu kogemust olnud, eks ma küllap on see, et ma tean, et on kiibitud ja ma tean, et ma kunagi, kui ta võtsime, siis selle kiibile ma võin oma andmeka sisse. Et ühesõnaga seda ma tean, et sealt vähemalt kui ta hakkaks seda niiti arutama. Aga Jaak, sina oled selle täielik spetsialist. Kas piisab siis, kui Silver on ta ainult ühesse registrisse kandnud või kuidas peaks siis käituma? Jah, ega siis koerad võivad ju olla sarnased ja kiipi ju me peame sellise atribuutiga tuvastama ja siin on ainult number peal. Ja kõigepealt siin tekib see olukord, kui nüüd ei ole ta registrisse pandud. Aga siin on kohusetundlik omanik, ta registreeris andmed selle numbriga internetis. Ja tõesti, Eestis on 2 registrit, pluss veel Kennelliidu register. Ühte siis peavad loomaarstid, see on aadressil lemmikloomaregister.ee, kus paneb loomaarst ja vastutab selle eest, et andmed oleks sees ja on tasuline. Siis on llr.ee ja kuhu saab lemmikloomaomanik panna tasuta. Aga sealt ma saan aru, et ei saa omanikku ise muuta, vaid peab minema oma valitsusse, et see, kui koer kaduma läheb, et siis see tähis juurde läheks, et koer kadunud. No nüüd on veel see olukord, et loomaarst peaks nüüd mõlemasse registrisse sisse pääsema. Täna on siis LLR register ju ka peale seda väikest skandaali, kus andmeid suudeti häkkida. Ja seal on nüüd see olukord, et ei ole sellist vaba ligipääsu. Et muidu oli võimalik sisestada see kiibinumber ja sinna tuli telefon ja omaniku nimi. Tänaseks ma pean logima sisse ID-kaardiga ja olema enne selle firmaga lepingu teinud. Siis ma pääsen ligi. Ühesõnaga üpris keeruline. Kui ma nüüd mõtlen, et kui see juhtuks Keilas, kus ma töötan, tuuakse loom, siis on mul alati võimalus näiteks kiibi number tuvastada, kuna ma kasutan seda töö juures ja kas või linnaametnikuga meilitsi või telefoni teel siis suheldes saada omaniku andmed. Nüüd on küsimus, kas ma tohin neid anda sellele leidjal. Kas me saame äkki näidata ka seda, mis praegu kiibi lugeja näitab, kui me koera pealt vaatame? Laseme siin ilusti vaikselt tal vasakult poolt üle, kus tavaliselt on kiip. Ja kohe vaatame, enne tuli. Näitab, et looma pilt on. Ja, et loom on vähemalt koer. Ütlebki täpselt ära, kas on koer või? Võib-olla saavad patareid, näete, number on siin. Ja siin tõesti ei olegi rohkem midagi kui number. Hästi, kas Silver, sina tead, kas sinu koera andmed on kõigis või mõlemas infosüsteemis olemas? Ausalt ei tea. Kahjuks aus vastus ongi, et tegelikult ei tea. Aga kas peaks olema siis mõlemas on registris? Et Silveril on ühes võib-olla siis ainult, aga et kui nüüd läheb kaduma ära ja... Ütleme nii, et kindlasti peaks, sest see jällegi võib-olla suurendab seda leidmist. Kohati on kuulda, et varjupaigad on rohkem seal LR-is ja kontrollivad siis ainult sellest, nemad peaksid, ja kui seal loomaarsti koha peal ei ole, on tava vastuvõtja, siis ta võib-olla ei pääsegi mõlemasse registrisse. Nii et see on siuke, ega ma iga päev selle peale ei mõtle, ma lahendan need olukorrad kuidagi ära. Väga hästi töötab Facebook tegelikult, et kui selline koer on pilt üleval, leidmiskoht, siis inimesed väga tublilt jagavad seda. Et ma ütlen, et praegu oleks kriisi olukord, aga see asi on ebanormaalne. Et võiks juba Eesti Vabariik öelda, et me võtame need andmed üle, te olete tubli tööd teinud ja luua selline register, keha. Aga
kuidas see õigemini teekond peaks välja nägema, et Saara on kadunud ja Silver mõtleb, et peaks otsima, kas ta peaks siis helistama varjupaikadesse või veel lemmikloomale sinna registritest panema ta kirja, et ta on kadunud? Tegelikult võib-olla kõige kindlam, kui see juhtus Tallinnas, siis on meil Paljassaares hoiupaik ja Viljandi maanteel sinna helistama. See on kõige kiirem. Siis jällegi Facebook, pilt üles, kirjeldus ja teine asi, kas register meil nüüd, kusjuures meie registril on sekretär, kes võtab teatud aegadel telefoni. Jällegi. Mina näiteks ei mäleta, mis kellaajal, kas ta laupäeval töötab. Ma ei ole proovinud, kas ta võtab telefoni. See oleks nüüd kiire andmevahetus, et mul on selline koer ja tema paneks sellele kodulehele, kus on register, kadunud loomade nimekirja. Ma ei ole seda proovinud, kas see töötab. Ja teisel registril minu teada sellist kohta ei ole, et kadunud loom. Aga arvestades, et hetkel on ju seis ka selline, et kui teoorias võiks ju ka selline juhtum leida aset, et Saara läheb kaduma, keegi leiab Saara, läheb loomaarsti juurde ja loomaarsti kontrolli kiipi ning Silver, kes ei registreeri näiteks selles registrites, et koer on kadunud ja loomaarst, kas on tõenäoline, et loomaarsti kontrolli ka, et mis kiip seal on, kelle omanik see on ja et võt, see on hoopis Silveri koer. Et ta võib nagu esineda uue omanikuna, mitte isegi uue omanikuna või lihtsalt koera omanikuna. Kas arstid kontrollite ka? Ikka kontrollime ja see on muutunud ikkagi rutiiniks, et tal on ka europass näiteks sellisel tõuloomal ja tänapäeval on väga range see liikumine, ütleme Euroopas, selle looma jälgimine, et me kirjutame üles nende europasside registreerimisnumbrid ja seal on meie pitsad koos telefoniga. See jälle välistab seda kutsikate nii-öelda vabrikuid või seda kauplemist. Võib ka tõuloom viia välismaale ja ta on kallis koer, tal on head järglased ja saab kutsikaid seal. Nii et asi on muutunud. Võib-olla 2015, kui Tallinnas võeti see kohustus vastu, võin öelda, et kui see kampaania läks, siis tegin kiipimisaktsioone Tallinna linnas, näiteks Nõmme turuplatsil kui ma mäletan, udu oli veel ja siis ma vaatasin, 100 koera oli järjekorras. Ma ei olnud arvestanud, et nii kohustutundlikud inimesed tulevad, mul ei olnud kiipegi nii palju kaasas, keegi läks tooma. Et see oli see kõrghetk, et täna näiteks Keila maksab kinni kiibi lemmikloomal ja sinna ei joosta torme, see 12 euri. Aga et ühesõnaga ikkagi suur osa laskub tegelikult loomaomanikul. Mis tundeid Silver see info tekitab, et tegelikult on see süsteem natuke poolik? Pigem tekitab tundeid just see, et ma olen ise selle peale ikka piisavalt nagu vähe mõelnud, et küllap eks nii ongi, mis on nagu hoiatus tegelikult väga hea mul praegu endale õppetunniks, et ega ennem ju ei teegi midagi, kui ei juhtu, eks ju. Nagu see on kõige muuga, et ennem ei pane koduga enda signal, kui vargad ei käi, eks ju. Et see on täpselt samamoodi, ja see, et on mitu registrit, seda ma sain ka praegu teada, et ühesõnaga ma nüüd lähen koju jälle guugeldan need asjad kõik läbi, eks ju, et kuidas need igal poole panna, sest et loomulikult peab ennetama niisuguse asju ja kuigi ta on niisugune, kes ise arvatavasti ei lähe kuskile jooksu, aga pigem ongi nagu öeldi ka, et tegelikult on ka vargaid nii-öelda, kes võtavadki koeriga, ühesõnaga ta on ju korralik ilus koer. Ta on korralik ilus koer ja täpselt tema saab ilustul järglasi anda kõik edasi ja on andnud juba nii-öelda, et ühesõnaga jah. Nii, et siis llr.ee ja teine lehekülg oli lemmikloomaregister, sealt kontrollida. Ehk siis panemegi kõigile loomaomanikele südamele, et loomad oleksid kiibitatud, kindlasti kiibid registreeritud, et kontrollida, uurida, vaadata. Ja eks muidugi kasutada ära head sotsiaalmeediat. Aga aitäh teile! Ma arvan, et me oleme nüüd kõik targemad, vähemalt mina olen veidikene targem ja on Saaraga natukene turvalisemalt. Ma loodan ka. Ja kõik Keila elanikud teavad nüüd, et võivad tulla Keilasse kiipima ja samuti on ka Märjamaal algatus, kus kiibistatakse tasuta detsembri lõpuni koeri.
võib-olla on veel. Kasse, ärme unustame kassi. Ja kassid ka. Kõige kurvem on see, kui varjupaika satub tavaline hall triibik, seal on 10 tükki ees ja omanik läheb lihtsalt mõttega, et ta tunneb ära, jookseb vastu, kass on stressis, ei tule vastu, ainult kiip päästab, muidu lähevad kassid sassi. Täpselt nii, jätke meelde.